Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte kuulajatele, on jälle kolmapäev. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa võrustavad järglased külalist ja kui vaatasin meie külalise profiili LinkedInis, siis tema interests, mida võib tõlkida ka kui hobid, aga kindlasti kui huvialad, sinna kuuluvad DHL, DPD ja UPS. Nii et selliste hobidega külaline on täna. Nagu te võib-olla vihjast aru saate, siis me räägime logistikast ja mul hakkab küll tekkima millalgi nagu või on tekkinud tunne, et kui meil on, et iga korra kohta, kui meil on saates külas mõni Eesti logistika edu, võiks panna 5 senti kuhugi purki ja siis mõne aasta pärast võtta sealt päris palju raha välja, sest logistika tundub olevat eestlaste võimalus maailmas või palevus. Kõik tahavad tegeleda logistikaga ja see, kes meil täna logistikaga tegeleb, on Maidello ja Maidello just kaasas hiljuti kõva portsu raha islandlastelt ja soomlastelt ja Jevgeni Kabanovilt ja kavatseb veelgi suurema hooga laieneda üle maailma ja lõpuks ometi normaliseerida logistikateenused. Me oleme seda juttu varem kuulnud, et keegi kavatseb teha, aga Maidello juht ja kaasasutaja Joel Timm on meie tänane külaline. Tere, Joel! Tere, Taavi! Tšau! Ma hakkasin tegelikult mõtlema, et kui sa teed startupi, sa pead tegema seda või tegelema sellega, mida inimesed teevad palju. Ehk siis, kui me vaatame, mis ikkagi kokkuvõttes on lennanud, mis on edukaks osutunud, võtame Skype, sellepärast inimesed tahavad suhelda ja helistavad palju. Eks, et Bolt, taksoga inimesed sõidavad palju, eks Veriff oli meil siin eelmine nädal, et inimestel iga päev on ikkagi vaja nagu autentida palju, et kõik need asjad, kus midagi tehakse päevas mitu korda, et saadetakse pakke, võetakse, ostetakse midagi nii edasi, et nendes kohtades peab tegema startupi. Et kõik muud valdkonnad on sellised vähe kahtlesemad kohad, et seal läheb juba selle klientuuri saamiseks, kui tervet maailma pead hakkama palutama, et see on ikka kõik juba raskem ja tegelikult ei tohi startupi teha. Võt näed sellised tarkused erad kohal. Kas sina, ma siis võtan su sõnasabast kinni, nagu me Joelil rääkida laseme. Kas sina olid meil suur logistikakunn, ma mäletan, sul oli see peenkast aia taga, kuhu käisid ja jätsid asju ja võtsid asju ja. Ehk siis valdkond on õige, küsimus on, kas lahendus on õige on ja selles mõttes mulle Maidello meeldibki, et Maidello ei ole ju mingi uus asi, tükk aega turu peal olnud juba, see näitab, et vaata, mõned alati võidavad, mõned kaotavad, et siin tundub asi olevat juba järgmises tasemes vähe põnevam, eks. Ja, mul on ka laud pakke täis, mis näitan teile läbi kaamera, saatmata ja neid on siin veel. Aga Joel... sulle oma pakkega näidata, mul on vähe suuremad, vaat, näed siin. Unicorni kastid on siin. Pakivõistlus. Kuule ei näe sellest midagi. Aga hea, meil on tõdeda, et sul on suuremad pakid kui mul. Ilge probleem on kohe ära öelda, et Omniva hakkas kasutama rahvateenreid nüüd, nii-öelda, või nad kutsuvad neid inimesi, kes teevad nii-öelda neid postiveo ampse ja see lööb meil ikkagi, teenuse kvaliteet on lappama löönud praegu, et osad kastid, mis peaksid ära minema, tulevad tagasi ja vastupidi, et mis tagasi toodud viiakse kohe ära. Joel, Maidello, kas sinu firma on see, mis tuleb ja võtab minu ja Taavi laudade pealt need pakid ära ja viib õigesse kohta või kus te seal logistika ahelas olete? Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.